Tere! Minu nimi on Raine Pajo, töötan Eesti Energias. Täna olen Eesti Energias tehnikajuhi rollis. Tegelen tootmisega, aga olen tegelenud ka varem palju võrkude teemadega. Ma täpselt ei mäleta, kelleks ma soovisin lapsepõlves saada, aga ma arvan, et see on alati ikkagi läbi eeskujude või keda sa tunned, olgu see siis kas keegi sõbra isa või sugulane. Ja mulle meenub, et kuna mu onu oli ehitaja ja on ehitaja, siis üks minu lapsepõlve soov oli saada samuti ehitajaks. Ja selline rajamine, arendamine, see on mul olnud motivaator tänase päevani. No töökarjäär hakkas peale, nagu ikka noortel, alguses põllul kuskil suhkrupeeti puhastades või siis kartulipõllul käies. Ja mina töötasin mitu suve järjest kolhoosi aiandis ja aitasin abitöödega. Aga selline erialane päris esimene töö oli mul Rakvere elektrivõrkudes, kus ma olin terve suve praktikal. See oli mu esimene sisuline praktika. Ma olin siis 21-aastane ja olin Rakvere elektrivõrkude releekaitse ja automaatika grupis. Ma arvan, et see oli esimene erialane ja tehnikaga seotud minu päris töö. Eesti Energiasse ma sattusin niimoodi, et ma olen olnud ka Eesti Energia praktikant ja stipendiaat. Eesti Energia jagab ka täna stipendiume, et kellel on võimalus, kindlasti tasub kandideerida stipendiumile. Ja praktikal ma olin ka Eesti Energias ja mõnes mõttes oli see loomulike asjade käik. Aga pärast kooli lõppu või kooli lõpus ma läksin oma lõputööd tegema Soome energiasüsteemi, Soome energiafirmasse ja seal ma töötasin peaaegu 2 aastat ja kui seal hakkas mu töö lõppema, siis läbi oma juhendaja, läbi kooli juhendaja ma sain tööle Eesti Energiasse. Tema kostis minu eest, et Soomes töötab üks selline noormees, ta on huvitatud Eestisse tagasi tulema ja tema kostis mu eest ja ma sain tööle tagasi Eesti Energiasse, kuna ma olin olnud ka praktikant ja stipendiaat, siis võib-olla see aitas mul saada Eesti Energiasse tööle, nii et sealt algaski peale minu järjepidev tööstaaž või töökarjäär Eesti Energias. Minu esimeseks tööks või ametiks Eesti Energias sai kliendihaldur. Ma olin võrguettevõttes tänase nimega Elering. Ma olin Eleringis kliendihaldur. Hiljem hakkasin tegelema võrkude planeerimisega, arendamisega, alajaamade ja liinide ehitamisega. Ja ma olen õppinud energeetikat Tallinna Tehnikaülikoolis ja minu taust ongi nagu energeetik olnud erialaselt. Et mul on siin täna üks väike karp, näete, mis te arvate, mis siin on? 49,97, 49,99, mida see näitab? See näitab energiasüsteemi sagedust. Sagedus on energiasüsteemi alus. See näitab seda, kas tootmine ja tarbimine on tasakaalus. Ta peab iga hetk olema tasakaalus ja ideaalvariandist on 50 ehk 50 hertsi. No praegu ta on natukene väiksem. See tähendab seda, et tarbimine on tiba suurem kui tootmine. Aga väike kõrvalekalle lubatud. Ehk minu eriala põhimõtteliselt ongi olnud see, et ma olen õppinud suuri energiasüsteeme. Ma koolis neid õppisin, ma olen kõik oma lõputööd teinud sellel teemal, et see on see, kus ma esimesed 10 aastat võib-olla oma päris töömehe elus olen tööd teinud ja mida ma olen teinud. Hiljem viimased 10 aastat olen tegelenud tootmisega, aga sealt on alguse saanud minu töömehe karjäär Eesti Energias. Eesti Energia on Eesti suurim ettevõte. Meil töötab täna umbes 4500 töötajat. Igal aastal käib meil kuskil paarsada praktikanti, sest praktikantide arv on suur. Väga palju diplomitöid, lõputöid tehakse Eesti Energia nimel. Eesti Energias on prioriteet tööohutus, keskkond. Need on, millele me pöörame eriti palju tähelepanu. Meil on uued ärisuunad, on taastuvenergia arendamine, on
sidevõrkude arendamine, on laadimisteenuste arendamine, igasugused süsteemiteenused ehk süsteemivad selle sama sageduse, millest ma rääkisin, selle hoidmiseks vajalikud teenused. Ja kindlasti klassikaline nii-öelda tootmine. Me oleme tootmisettevõtte ja teenusettevõtte. Ka kindlasti teie vanemad teavad meid kui elektri- või gaasimüüjana. Me tegutseme Läänemere piirkonnas. Meil on nii-öelda 4 koduturgu, kus me toimetame. Baltimaad, Soome, Poola. Need on, kus me arendame oma äri. Nii et äri, keskkond, tööohutus, tehnoloogia, teenused, tootmine. Nii et Eesti Energia on väga huvitav ettevõte, kus on väga palju erinevaid valdkondi. Siin on võimalik sees roteeruda ja siin motivatsioon väga kergelt ära ei kao, just siis, kui sul on see võimalus. Sulle antakse võimalus ja sa ise oled aktiivne, näitad üles aktiivsust, et sa saad midagi teha. Siin on see koht, kus saad teha ägedaid asju. Kutseharidus on ülioluline, sellepärast, et ma oma kogemust ütlen, et parimad tootmisjuhid või siis mingid valdkonnajuhid, varahaldusjuhid, remondiüksuste juhid, hooldusjuhid, mingite tiimide juhid, need on, ja ka mu oma ülikoolis, mu grupivendest, kõige nutikamad ja asjalikumad vennad olid need, kes olid enne käinud kutsekoolis ja siis, või tehnikumis ja siis tulid ülikooli. Nad teadsid oluliselt rohkem ja teevad tänapäevani palju rohkem asjadelt päriselt, kuidas asjad käivad, kui mina tean. Mina võin rääkida niimoodi üldisemalt tasandil, kuidas organiseerida, võib-olla mingisuguseid arvutusi teha, aga need inimesed, kellel on kutseharidus, nemad teavad, kuidas asjad päriselt käivad. Nad viivad asjad päriselt ellu, päriselt tagavad selle sageduse, päriselt tagavad selle tuuliku töö. Ehk ilma kutsehariduseta tehnoloogia maailmas, tänapäeva kõrgtehnoloogias mitte keegi hakkama ei saa, nii et kutseharidus on nii-öelda vundament, mille peale me saame rajada teised juba muud haridused. Eks seda, millist eriala te soovite edasi õppida, on teie enda otsus ja eks te vaadake eeskujusid. Mõelge, kes võiks olla eeskuju. Päeva lõpuks ju me teeme kõik tööd või me teeme midagi selleks, et olla mingi õnnelik. Ja ei ole olemas, et mis on õnne valem, et see on selline tunne. Igal inimesel on see tunne ju erinev. Mõni inimene on õnnelik siis, kui tal on mingi üks asi või teine asi, need erinevad. Te peate suutma või leida selle oma tee. Oma teed aitavad teil kindlasti eeskujud leida. Mina muidugi soovitan õppida igal juhul tehnoloogia valdkonda, olgu see siis ehitus või mehaanika, energeetika, infotehnoloogia, keemia, sest tänapäeval aeg läheb edasi, aina rohkem kasutatakse igal pool valdkondas, olgu see siis meditsiin või keemiatööstus või rasketööstus või elektroonikatööstus, tekstiilitööstus, toiduainetööstus, igal pool on tehnoloogia. Ja on vaja inimesi, kes oskavad seda tehnoloogiat kasutada, hoida, arendada. Kui räägin Eesti Energia vaatepunktist, siis näiteks meil on täna ambitsioon ja selge plaan, kuidas me kasvatame taastuvenergia toodangut. Me vähendame oma fossiilseid kütuseid ja kasvatame taastuvenergiat. Näiteks seesama tuulik, mis mul siin kõrval on, me oleme Baltimaade suurim taastuvenergia tootja, tuulikud, see on üks tuleviku valdkond. Selleks on vaja inimesi, kes neid tuulikuid arendavad, haldavad nii maal kui merel, samuti päikeseenergiat arendavad, samuti on ju selle energiat toodame küll, aga tuult alati ei ole, seda on vaja salvestada. Ehk salvestustehnoloogiad arenevad, head salvestusvahendid on ju ka autodel on suured akud, autode laadimisvõrkude väljaarendamine, internetivõrkude väljaarendamine, kõik see on nii-öelda tänane Eesti Energia prioriteet, see on valdkond, mida me arendame ja ma arvan, et see peaks ja on igal juhul motiveeriv ka noortele, et lüüa kaasa taastuvenergia arengus, salvestustehnoloogiate arengus, interneti kasutuses üha rohkem erinevates eluvaldkondades, et see on kindlasti kutsehariduses oma väga oluline roll ja ma arvan, et see peaks motiveerima teid ka seda eriala õppima. Minu soovitus on õppige tehnoloogia erialast. Ma oma kogemusest võib-olla veel lõpetuseks ütlen, et
et minul ei ole olnud rikkaid vanemaid, mul ei ole kuskilt mingisugust pudrumäge keegi kuskilt andnud, et mida ma ise peab pingutama ja minu kogemus ütleb seda, et ei ole vaja mingit annet otseselt, ise peab tahtma, olema õpihimuline, uudishimuline, pead tahtma aru saada, miks asjad nii käivad ja mõtle omale välja, ise pead omale peas mõtlema välja motivaatori, miks sa midagi teed, kuhu sa tahad jõuda ja ma arvan, et kui sa ise mõtled selle välja, mis on see motivaator. Näiteks minu üks motivaator oli kindlasti see, et see töö, mida ma teen, peab mulle huvi pakkuma. Ma ei taha teha tööd, mis mul on nagu rutiin või millest ma ei tunne naudingut ja kindlasti üks aspekt on ka minu puhul olnud see, et töö peab olema tasuv. Et ilma väärika töö tasuta või õiglase töö tasuta tööd teha samuti ei ole motivatsioon. Ma mäletan, kui ma sain oma esimesed rahad, kas Rakveres aiandis töötades, see oli nagu väga motiveeriv, et sa said ka nagu oma raha, sul oma raha, sa ei sõltu kellestki, et ka see on üks motivaator kindlasti, sa ei saa nagu kindlasti alahinnata. Et soovin kõigile kuidagi õnne ja edu oma tee leidmisel.